kui langevarju alt kõiki nägu näed, hõikad tere. Tõstame üles. Tere. Juba alla. Ja näed. Tere. Tere. Ja stopp, aitab küll. Päris hea on olla nüüd, on ju, tuulutas on ju läbi sind, on ju, et nüüd on hea. Viskan siia peale siidräti. Ja nüüd on selline, nii-öelda saad mõelda, kuidas see rätt kõige kiiremini ära lendab. Kas siis, kui te raputate kõik koos, nagu me alguses kloppisime, on ju, või teeme ühtlast tuult. Ennusta ette praegu, oma peas seda teisele ette ei pea tegema. Esimene asi, mis me teeme, on siis raputate lihtsalt. Nii, op, ja hakka raputama. Ja stopp. Nii. Ja proovime nüüd siis kõik koos. Tõstad üles ja alla. Vaata, kas ta läheb kuskile. Nii, ja stopp, aitab küll. No see on hea petekas ongi lastele, tegelikult ta ei lenda minema, on ju, et ta läheb, seal tekib see staatiline elekter, on ju, ja ta imabki ennast sinna külge. Väiksemaga on tegelikult seda parem teha, et kuna seal ei pea nii palju jõudu panema, saad kiirelt tõsta ülesse, siis see rätt tegelikult ta tõuseb natukene õhku, siis nagu keegi tõmbaks ta kiirelt alla, et see elekter nii-öelda kohe hakkab tööle. Seda või hakka läbi proovima, aga te võite proovida, kui teil on langevarja, mis on siidrätid, et siis saab teha. Nii, järgmine asi, mis nende siidrättidega teeme, las see jääb peale sinna. Paneme siia alla nüüd. Nii. All on samamoodi, see on nüüd tornaado tekib siia alla, kui me korralikult teeme. Et samamoodi teeme nüüd ühtlaselt. Laseme kõigepealt langevarju nende rättide peale. Nii, ja hakkame tõstagi ülesse ja alla. Te hakkavad tuult ja siis näed, tõstad ja nad hakkavad lendama. Kõik lendavad ja lendavadki välja. Ja näed, see pealmine on ikka pealt. Näed, nüüd ta läks kõrgele ja väga hästi näed. Ja näed, nüüd ta tulebki kiirelt jälle tagasi, et elekter toimib. Nii, stopp. Nii. Nüüd palun kõik meesterahvad toovad siidrätid tagasi. Meesterahvad toovad siidrätid siia alla tagasi. Alla toovad kõik, mis ära lendasid meil. Siin on mõni, on ju. Seal on ka. Ja nad lendavad. Ütleme, selle suurega tekib hästi suur tuul, on ju. Väiksemaga on natukene väiksem see. Ja teeme nii, et Pille, kuna sa oled nii mul vastas praegu, tule alla, palun, sina. Ja istu ilusti maha sinna, on ju. Nüüd tuleb põhimõtteliselt see, nagu te olete näinud, see rahamäng, vaata, kus raha kiirleb, on ju, ja siis keegi üritab kätte saada. Nüüd Pille ülesanne on võimalikult palju neid kätte saada sealt alt, on ju. Me teeme kõik samamoodi, alustame piita, hakkame tuulutama, vaata, kas ta saab mõnda kätte, on ju. Nii, no. No, kas ta saab mõnda kätte, jah? Et proovib ja see mäng saab täpselt nii kaua, kuni Pille saab nad kõik ilusti kätte. Nii, stopp. Aga nüüd laseme korra langevarju maha ja kuna me oleme ikkagi natukene mustaks saanud täna siin püherdanud igat moodi teinud, siis palun 1, 2, 3 teie pinge keskele. Peale ja rahulikult peale ja istu sinna keskele maha. Räätse pistesse, meie võtame kõik langevarjus kinni jälle. Ei, me tõstma ei hakka. Lastega saab tõsta küll, on ju. Aga me teeme sellist pesumasina mängu. On ju. Ma arvan, te olete võib-olla näinud seda, teate natukene, aga see on jälle, mul on kõik mängud on tegelikult, mis lastele hullult meeldivad, et ongi täna siis ette. Nii, ja lähme kõnnime paremal poole. Hakkame kõndima, on ju, kõnnime, pesumasin läheb vaikselt. Ja lähme jookseme ka, lähme natuke kiirelt. Jooksed. Nii, ja ilusti riided on meil pesumasinas, on ju, väga hea. Nii, ja jääd seisma, on ju, ja lähme nüüd kõnnime hästi lähedale. Lähme kõnnime lähedale ja kuivatusprogramm, lähme kuivatame nad ära nüüd kõik siin ka, on ju. Nii, kuivaks, on ju. Nii, ja siis jälle tagurdad välja, paneme maha ja tulete teie ilusti, olete puhtaks pestud. Ja niimoodi järjest saab kõik saata nii-öelda sisse, on ju, et see on niisugune hea asi. Nüüd järgmine asi, võtame teid järgmised 3. Nii, 1, 2, okei, Pille, sa ei lähe. Nii, minge teie nüüd alla. Tõstame langevarju üles ja teie lähete alla. Et see on... Nii, ja heida sellili maha, et sul nina oleks siis langevarju poole. Ja,
Ei pea, lihtsalt sa tunned ennast mugavalt, on ju, see on niisugune hea ka nii-öelda trenni lõpuks, kui oleme ka langevarjumänge teinud, on ju, tõstame ülesse ja laseme nendele vaikselt peale selle, on ju, niimoodi peale jääl, tõstame ülesse, on ju, tuleb rahulikult see. Tavaliselt on hea teha poisid ja tüdrukud eraldi kordamööda, on ju. Ja tulge välja tagasi, on ju, tulge rahulikult välja. Aga jätame praegu selle kollase vabaks ja selle kollase värvi sealt vabaks, et nii, tulge, võtke siis siit poolt ja võtame siis järgmised kohe, siit tuleme nii 1, 2 ja 3, tulge siia kollasesse seisma. Hiire lõksu mäng on siis see, terve langevari on meil lõks, on ju, ja teie hoiate üleval seda. Ja hiired jooksevad siis siit alt, on ju, jooksed läbi ja siit poolt tuled siis tagasi või teiselt poolt, on ju. Et saad joostagi otse kollasesse ja tuled kas siis ühelt poolt tagasi või teiselt poolt tagasi. Kui mina ütlen lõks kinni, teie tõmbate alla ja hiired siis kükitavad hästi kiiresti, on ju. Et kuna meil on suur vari, siis ta võib tulla hästi kiirelt alla, et siis ärge ehmatage. Nii, lõks ülesse nii, ja hiired jooksevad kogu aeg, teie seisma ei jää. Kogu aeg jooksed, ise vaatad, kummalt poolt sa tagasi tuled. Sa võid ka minna läbi sealt alt, on ju. Sul siin ma kinni ei pane. Ja kinni, ja hopsti, ja juba läks ka. Ja jälle üles tagasi, on ju. Jälle tõstad üles ja hiired jälle jooksevad edasi. Et see ongi jälle niisugune vastupidav. Kinni. Et jälle tõstad ülesse ja niimoodi. Rahulikult jooksed. Nii, aitab küll praegu, jah. Teeme läbi, langevari teeb laineid, on ju, ja haigala kuskil liilub, hoiad jalad sirgelt, on ju, ja siis vaatad, keda tõmbama hakkab, siis ära piilu alla, ja tõmba, ja läinud, on ju, haigala sõi ära. Ja siis tuleb järgmine välja, on ju. Nüüd me lisame siia juurde rannavalve. Nii. Tule sina üheks, palun, tule sina teiseks, kuna meil on suur ja kolmas lange rannaval. Teile olete siin püsti. Teete sellise nagu kolmnurga, on ju, et kõigil on oma niisugune kujutletav ala ja paneme sinu haigalaks juurde. Mine sina ka alla. Et meil on 2 haigala on nüüd, on ju, kõik on sama, nagu meil mäng on. Haigala tõmbab, on ju, ja siis laps karjub, on ju. Nüüd on see, mis see käed üleval on, ju. Mängult sinna hakatakse tõmbama, tõsta käed ülesse, siis vetelpääste tuleb siia, haarab tal kinni ja tõmbab ta välja tagasi, on ju. Et nüüd, kui sind tõmmatakse alla, oled sa haigala juures, on ju. Enam me seda vahetust ei tee, et lõpuks siin kubiseb päris palju haigalasid siin all, on ju. Nii, hakkame siis pihta ja teie vaatate, kus keegi appi karjub, seda lähed päästma kohe. 2 haigala on meil nii juba jooksed siia ja kui alla jõuab, siis on läinud, on ju, ja nüüd haigala laseb lahti, päästeti ära, on ju, nii, koos haigalaga tõmmati välja. Väga hea, nii, proovi veel, on ju, jälle 2 haid liiguvad ringi, kus läheb, vaatad, kus tõmbab, on ju. Mine sa ka juurde haigalaks korra, mine ka, Nii, ja siis saabki siin, nagu mina praegu saatsin, on ju, ühe hai juurde vaatasin, et ei ole nii palju liikumist, on ju, juba läheb kuskilt, on ju. Proovid, keegi ei karju appi, no näed, täpselt sama nagu lastelgi on, et tegelikult on koht, et kus saab, no oi, väga hästi. See tundub, et me võime jäädagi seda mängu. Nii, stop, väga hästi. Püüdsid ka haigala kinni. Ega see ongi see hea koht, et lastele see hullult meeldib, aga see õpetus ongi niisugune samm-sammuline ainult. Alguses see kõige lihtsam ja arvatavasti kuskil 2.–3. tund me saame selle mänguni lõpuks minna just nende väikestega suurematega. See juba läheb paremini ja ma ei tea, kas koolides on langevarjud olemas. Ja kui on, siis saab teha ja tegelikult te võiksite oma juhtkonnale öelda, et tegelikult siin saab nii palju asju nendega teha, et kõik jalgade töö, käte töö, et kõik saab teha. Nii, nüüd me lähme sinuga. Okei, meil lage on hästi kõrgel, me ei saa langevarju lakke saata praegu, aga proovime. Me teeme, selle mängu nimi ongi ka elekter, on ju.
hästi tähtis, sa seisad paigal, lastele ütled ka, et lapsed ei lähe liikuma, jooksma, sest muidu nad jooksevad langevarju alla ja siis võivad kokku põrgata. Me teeme nüüd 5 korda ühtset tuult üles-alla, ja siis ma hõikan järsku lase lahti ja siis sa toodki langevarju üles, lased lahti. Vaatame, kui kõrgele ta meil lendab. Kui oleks madal lagi, siis ta jääb sinna lakke kinni. Nagu staatilise elektriga, nagu pannkook on ja natukene püsib ja siis kukub jälle nii-öelda alla tagasi. Et vaatame, kui kõrgele me seda visata saame. Nii, hakkame pihta nii. 1, nii, 2, kuule, see võib isegi lakke lennata siin välja, ja? 3, 4 ja lase lahti, vii käed ülesse, hopp. No näed, väga hästi, väga hästi. Ja see ongi see, miks tuleb paigal seistes. Lapsed muidu panevad jooksu, on ju, ja nad põrkavad alla. Teeme 1 korra veel. See on meil viimane langevarjumäng, tuulutame ennast käed viimast korda ära, siis lähme järgmise asja juurde. Proovi jälle, siis alustame pihta jälle. Alusta. Natuke tolmu tuli ka alla lampide pealt, ja? Nii, 2, väga hea. Nii, 3, 4 ja lase lahti ots ülesse ja korraga, no näed, väga hästi. Seda on hea õues ka teha, siis ta lendab veel päris kauge, võtab tuule alla.